Jah, kiitus Issandale. Viimasel ajal oleme kodus lugenud selle Moosese raamatut, kui päris algusest hakkasime lugema seal. Ma loen Taavetile ette, siis Krista ka kuulab. Ja ma lihtsalt mõtlen seda, et kui vägevat tegusi Jumal tegi seal, et kui ta tõi rahva Egiptusest välja ja millised tunnustähed seal olid ja kui suuri imesi rahvas nägi seal ja läksid läbi mere, nii et meri läks kaheks, et keskel selline mõlemal pool vesi oli nagu müürina seal vasakule paremal pool. Lähed vahelt läbi ja nii kui esimene raskus tuli, kus esimene raskus oli, kui on vett ja olnud vesi see otsa. Et miks sa tõid meid siia kõrbesse surema ja et kohe nagu kõik on nagu meelest läinud, et mis Jumal tegi. Et juba esimese raskusega. Ja siis järgmisena sai seal toitsa otsa. Siis nad juba vaatasid tagasi, et meil olid seal lihamäed seal Egiptuses, et ma oleks võinud sinna jääda. Hakkasid igatsema tagasi seda orjust selle. Kuigi sellel ajal, kui Mooses ja Aaron läksid Vaaraga läbirääkimise pidama, neile lisati veel juurde seda. See orjus oli väga ränk ja väga suur koorem. Aga see ei tulnud meelde küll see. Et tuli meelde, et meil seal meil oli süüa seal, meil oli liha seal. Et kui kiiresti ja eks need lood on pandud näitena, et meile, kes me praegu elame siin, et ma vaatan, et ega meile on tegelikult samamoodi, et me unustame tegelikult väga kiiresti ära, mida Jumal on teinud. Selles suhtes need tunnistused on nii head tegelikult, et me nüüd siin järgemööda tunnistame sellest, kus Jumal on välja tõmmanud. Et praegu, kuidas Margus rääkis, mulle tuli ka nagu nii meelde, kui hea tegelikult vaata, kui me vaatame tagasi natukene vahepeal, et kus Jumal on välja tõmmanud. Et me enam ei sinna tagasi minna tahaks, et Marguse tunnistus on veel selles suhtes eriti veel nagu hea, et kui ta kasvas kristlikus peres ja kus oli kõik hästi ja siis oli see, ja kui ta läks sinna maailma keskile, sinna riida ja külla, ongi täis riida. Ja nii kui lähed Jumalast ära, kõik läheb halvasti alla mäge. Needus otsa. Et Paulus ütles siin, et Galatia 5. peatükis kohe alguses, et vabaduseks on Kristus meid vabastanud, püsige siis selles ja ärge laske endid jälle panna orjaikesse. Ta läheb siis siit edasi veel, et meil räägib sellest ümberlõikamisest, et sellest ei ole mingit kasu, et kui süda ei ole muudetud. Et meid päästab arm, aga ma loeksingi siit Ehveslaste teise peatüki, et Jumala elustavast armust, et me vajame seda armu, mis meid nagu elustab ja hoiab elus, et nii kui me hakkame ise seal proovima kuidagi nagu ära teenida midagi või et siis asi läheb hullemaks, siis me oleme vastu orjusest tagasi. Et ma vaatan, et me nagu meil eestlased ka, me nagu nii tahtsime saada vabaks, et me nagu oleme nõus nagu selle vabadusest nagu võitlema ja tooma hinda, aga kui see vabadus käes on ja kui me laseme selle väga kiiresti jälle minema. Kartulikoorte söömine, nagu Eesti, me mäletame, kui Eesti sai vabaks, et me oleme nõus ka kartulikoori sööma, aga siis tekkis küsimus, et kes sellest kartulid ära sööb, et ma mäletan need loosungud, mida kõike seal välja öeldi seal, et me olime nagu kõike valmis tegema ja kui see vabadusaeg oli, et rahvas oligi valmis, nad olid valmis seal seisma ilma paljaste kätega seal tankide vastu seal, kui tankid tulid sinna teletorni juurde ja et rahvas seisis vaata selle, aga kui see vabadus käes on, siis kui kiiresti see läks meelest ära, et me olime selles 50 aastat olime okupatsioonivõimude all.
Ja ma tänagi vaatan seda Eesti rahvast. Nüüd on hea meenutada, meil oli värskelt see vabariigi aastapäev. Et kui süvitsi, kui Eesti rahvas on nii nagu sügavalt sellest orjusest läbi imbunud, sellest okupatsiooni ajast siiamaani veel, et me oleme nagu need väärtused, mis meile üldse vabaduse tõi, et kui tuli Eestis ärkamine ja inimesed said usklikuks ja õppisid lugema ja kirjutama ja meil üldse harituskond tekkis. Et kui tuli see nõukaaeg, et tänagi ma näen, et inimesed ei taha nagu Jumalast midagi kuulda, et nad on nagu, nad on kõik need nõukaaja, selle propaganda nagu nii omaks võtnud Eesti rahvas. On ennast orjaikesse pannud. Et see on nagu, et meie seda, ma näen, et meil kristlastel on samamoodi see kalduvus, et me tuleme usule, rõõmustame, saime nagu Jumala lasteks ja kui kiiresti jälle need vanad asjad nagu hakkame nagu ära vajuma ja see esinu armastus läheb nagu, hakkab jahtuma. Et Efesaste 2. peatükk, Jumal on teinud elavaks ka teid, kes te olite surnud oma üleastumistes ja pattudes, millest ta varem käsite selle maailma ajastu viisil, vürsti viisil, kellel on meelevald õhus, vaimu viisil, kes nüüdki on tegev sõna kuulmatute laste seas. Vaata see, saatan saab koguduses ka need lõhesi tekitada sõna kuulmatute laste seas. Ta on tegev. Kes on Jumalale sõna kuulelikud, kes hoiavad kinni oma nagu sellest esmasünni õigusest. Ega siis sinna ei saa nii lihtsalt. Et kelle seas ka meie kõik varem käisime oma lihalikes himudes, tehes liha ja mõtete tahtmist mööda ning me olime loomu poolest viha lapsed nagu teisedki. Et kui me läheme Jumalast eemale, oleme viha lapsed ja me seame ennast Jumalale vaenlaseks. Nii kui vaata Iisraeli rahvas hakkas nurisema, et nad läksid Jumalast eemale, siis tuli Jumala viha tuli nende peale. Aga Jumal, kes on rikas halastuselt, kes meid on koos Kristusega teinud elavaks oma suure armastuse pärast, millega ta meid on armastanud, kuigi me olime surnud üleastumistes, armu läbi te olete päästetud ning on meid koos temaga üles äratanud ja asetanud taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses, et näidata tulevastel aegadel oma armu võrratut rikkust helduses meie vastu Kristuses Jeesuses. Et see, et meie oleme saanud Jumala lasteks, see on puhas arm ja et see ei olegi meist enestest, et keegi on meiest palvetanud ja keegi on võib-olla meiest võidelnud. Ja samuti ka meil tuleb palvetada välja neid, kes veel ei tunne Jeesust. Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu ja see ei ole teist enestest, vaid on and Jumalalt, mitte tegudest, et ükski saaks kiidelda. Et nii nagu Margus tunnistas, et võttis endale uskumatu mehe, Margus ema, siis, et lootuses, et küll ma ta seal usule toon, et kui me võtame juba selle hoiaku, et me kedagi toome usule, siis me oleme eos läbi kukkunud. Jumal võib seda armu vahel anda kellelegi, aga kui me juba läheme eos sellesse suhtesse juba, et miks ka me kristlastena mingil juhul meie ei peaks enda kõrvale võtma
sellist meest või naist, et kes ei ole usklik, et mis ühist on usklikul uskumatuga. Et see on täiesti erinevad vaimsused. Mõned on küll selles suhtes, et Jumal on näidanud niimoodi juba suhte alguses, et näed, et temast saab tulevane mees, aga see uskliku saamine, uuesti sünd peaks toimuma enne abiellumist. Et mul on kahjuks neid lugusid ikkagi näinud, et ma selle koha, et ma ei teagi ühtegi, et keegi olekski, kes on läinud, võtnud endale uskumatu inimese abikaasaks, et oleks ta usule toonud, et ma isegi ei teagi seda, kes on usklikuna võtnud niimoodi. Mõned on, et kes on võib-olla ennem olnud võib-olla koos, et üks on usule tulnud ja siis on ta teise järgi tõmmanud või niimoodi, et niiviisi küll. Aga kui ta on juba usklik ja siis võtab uskumatu omale. Koguduses oli üks perekond, jah, naine oli usklik, aga abiellus uskmatu mehega ja tõi mehe usule. Jah, mõned üksikud näited on. See on mõned väga erandid on, aga neid lugusid on küll väga palju, kus lähevad mõlemad. Tavaliselt läheb kristlane, läheb uskumatuga kaasa. Järjest vähem loetakse piiblit, järjest vähem käiakse koguduses ja siis kõik lõpuks enam üldse ei käida. Seepärast tuletage meelde, et teie, kes te varem olite loomu poolest paganad ja keda ümber lõikamatuteks nimetasid need, keda kutsuti ümber lõigatuteks ihu ümber lõikamise tõttu. Teie olite tol ajal ilma Kristuseta kaugel eemal Iisraeli kodakondsuse õigusest ja võõrad tõotuse lepingule. Teil ei olnud lootust ega Jumalat siin maailmas. Et see on lihtsalt meile tuletuseks just sellepärast, et me peaksime seda väga kalliks, seda, et kes meie oleme usule tulnud. Et see absoluutselt, see on puhas arm, et see ei ole iseenesest. Et on neid, maailmas on kristlased, eriti Eestis, me oleme väga vähemuses ja enamus inimestele evangeelium üldse ei koida, nad ei saa üldse aru, võid rääkida neile, aga nad mitte midagi, nad ei jõua kohale. Aga kui meie oleme ära tundnud Jeesuse, see ongi Jumala ilmutus. Ja seda, see on üks väga suur kingitus on see, et me oleme võinud ära tunda ja sellest kinni hoida. Ja et me tuletaksime meelde, et me ennem olime absoluutses patuorjuses, täiesti orjarahvas, täiesti orjad, mis orjad. Ja kellel mitte mingisugust lootust ei olnud. Aga nüüd on meid on pandud, et me oleme lausa püha preesterkond ja Jumala rahvas, tõotuse rahvas. Ja liidetud Abrahami soo hulka. Nüüd aga Kristuses Jeesuses olete teie, kes te varem olite Jumalast võõrdunud, saanud lähedaseks Kristuse vere läbi, sest tema on meie rahu, kes on mõlemad liitnud üheks ja lõhkunud maha vaheseina, see tähendab vaenu oma ihu kaudu, kui ta muutis kehtetuks käskude seaduse, et luua enesest need kaks üheks ainsaks uueks inimeseks, tehes rahu ning et lepitada Jumalaga mõlemad ühes ainsas ihus, risti kaudu, surmates risti peal vaenu. Jah, meie, kes me olime Jumalale vaenlased, täiesti, et on vastu võetud Jumala lasteks.
ta on tulnud ja kuulutanud rõõmusõnumit rahust teile kaugel olijale ja rahu lähedal olijale, sest tema läbi on meil mõlemal ühes ainsas vaimus ligipääs Isa juurde. Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. Täiesti oleme saanud uue kodakondsuse. Et meil, kes ei olnud mingit lootust, oleme saanud Jumala kodakondseteks, ehitatud hooneks ja apostlite, prohvetite alusele, mille nurgakiviks on Kristus Jeesus ise. Tema, kelles kogu hoone kokku liidetuna kasvab pühaks templiks Issandas ja kellest teidki üheskoos ehitatakse Jumala eluasemeks vaimus. Et Jumal tahab elada meie keskele ja meid ka, meie kogudus, kes me oleme siin Jumala kogudus, et meid ehitatakse Jumala eluasemeks koos, meid puhastatakse siin, pühitsetakse päevast päeva, et Jumal saaks siin olla, et kui Jeesus tuleb, et ei oleks enam korpsu ega plekki, sest Jeesus on tagasi tulemas. Ja see soodusaeg hakkab vastu otsa saama, see armuaeg, kus saab ennast veel puhastada ja pühitseda. Et see ka, kui Eesti sai vabaks aastal 1991 uuesti, et siis see oli selline soodusaeg, et me saime kasutada seda, et ilma ühegi sõjata või ühegi pauguta saime põhimõtteliselt, saime vabaks, oli soodusaeg, kus meil ei olnudki väga palju midagi teha, et see oli lihtsalt puhas arm. Et kasutagem siis seda aega siis targasti, mis meil on praegu antud ja hoidke Jeesusest kinni, et igasugune nurin, see tähendab et nurin on see, et me ei usalda Jumalat. Aga Jumal ei jää kunagi hiljaks, kuigi Iisraeli rahval sai ka vesi kõrbes otsa, aga Jumal ei jäänud hiljaks, et keegi seal ei surnud jänusse ära, seda ei olnud kirjas selle. Et tuli natukene aega, võib-olla kannatada, keel läks kuivaks. Et nii nagu Saulgi ei oodanud ära, hakkas ise seal ohvrit tooma või tahtes rahvale meelepärane olla ja oodanud Saamueli ära. Hakkas ise tegutsema ja kuninga kohtu võtjad ära talle. Nii sellega ta seadis ennast kõlbmatuks. Et ärgem siis meie saa kõlbmatuks Jumalale, et me oleksime talle kättesaadavad ja ühest tänuga tooksime kõik oma vajadused Issanda ette. Amen.